Hei, mina on Joosep ja ma teen asju ja seekord alustan ma siis oma enda podcastiga. Täna me vestleme siis ühe minu vana sõbra ja striimeriga Stotteriga. Tere tulemast, Stotter! Tere tulemast minu uude podcasti stiilis asja. Ma täpselt ei tea, mis see olema hakkab veel. Aga aitäh, et sa tulid minu esimeseks siis külaliseks siia. Et kõigepealt, kes sa oled, mida sa teed, miks sa oled üldse? No, tere, Joosep. Esiteks ma tahan juba sind tänada, et sa mind kohe oma enda esimesele avapaugule mind kohe valisid ja mina siin kohe staar sul olen. Aga mina siis olen Stotter, mingit sorti sotsiaalmeedia meelelahutaja. Praegusel hetkel ma tegelen siis live streamimisega. Olen Twitchi keskkonnas siis live streamer, teen laive niivõrd kuivõrd nädal teen, nädal ei tee. Enne seda alustasin YouTube'iga. See oli aasta mingi äkki, mis mul on 2012 vist oli jah. 2012, kui ma alustasin YouTube'iga. Nii et sa tegid alguses YouTube'i ja siis läksid striimimise peale. Et tegelikult me teame sinuga juba, ma ei tea, üle 10 aasta või? Umbes aastast 2012, 11. Jah, me mängisime vist, esimene kord, kui ma siin nägin, oli vist seal mänguvälja Minecrafti kõige esimeses serveris. Ja, see Tuhaküla mapis, jah. Ja, seal me tutvusime vist, jah. Just. See Oliveri siis tüdruk kutsus. Ja, vot. Jah, teie olite omavahel juba tuttavad ja siis sa tulid sinna. Ja siis me hakkasime koos igasuguseid asju mängima ja siis sa mingil hetkel alustasid ka YouTube'iga. Just, kuna ma nägin, et teie seal tegite, eks ole, sihukest värki, ma ise olin sihukene tagasihoidlik poisikene. Mõtlesingi, et kuidagi, no ma olin see poiss, kes istus nurgas kuskil koolis. Sõpru mul ei olnud, midagi suhelda ei osanud, kui keegi mingit teema räägib, ma mingi jäätun paigale ja mitte midagi ei oska öelda. Aga ma tahtsin seda muuta ja üks hetk, üks variant oligi see, et ma hakkasingi lihtsalt videoid tegema. Mängisingi siis Minecrafti samades serverites, kus teiegi. Koos mängisimegi ju ja siis alustasingi justkui iseendaga rääkimisega, aga samal ajal ma rääkisin ka siis suurema rahva hulgaga. Sa mainisid, et sa olid siuke pigem häbelik ennem. Jah, see oli jah, kuidas ma ütlen nüüd, kuni põhikooli lõpuni. Niisugune erak, absoluutselt mitte mingisugust sõna minust otseselt välja ei saanud, ma ei osanud teemasid rääkida, kaasa rääkida, ma pigem olin jah, istusin nurgas ja. No ja vaata, nüüd sa räägid peaaegu iga õhtu. No ja nüüd mul on see lobapidamatus, et see on korralik jäpster sündroom. Niisugune, et nüüd ma tüütan inimesi jah, jutuga. Aga mis siis muutus või mis nagu andis sulle selle momendi, kus sa nagu muutusid rohkem avatuks? Sellega nii, las ma tuletan meelde, kuidas see nagu ikkagi oli. See oli ikkagi ju päris mitu aastat tagasi, üle 13 aasta tagasi. No mind juba iseennast häiris see, et mul nagu ühtegi sõprussuhet nagu ei ole, sest ma ei saa kellegiga seal nagu kontakti või midagi sihukest. Siis ma lihtsalt võtsingi kätte, see oli põhikooli lõpp. Ma vahetasin kooli, läksin gümnaasiumisse ja ma otsustasingi uue lehe lihtsalt pöörata ja alustadagi. Ja siis lihtsalt otsustasidki üks hetk? Lihtsalt otsustasin. Nüüd ma hakkan, et enne seda veel mul oli tegelikult ka üks sükene pimedam periood põhikooli lõpus. Ma sattusin sihukese täiskasvanu naise otsa, kes põhimõtteliselt tekitas mulle psühholoogilist kui ka füüsilist traumat.
kui seda, kui pakub sulle huvi see, mis ma nüüd sulle räägin. Räägi, jah. Et see on tegelikult ka natukene väike õpetus siis noortematele inimestele, et ei tasu kõike uskuda, mis keegi sulle räägib ja kohe kindlasti ei tasu teha asju, mis sulle läbi interneti keegi räägib või ütleb või tahab. Ürita võimalikult lühikesemalt sellest rääkida. Aga oli siis MSN-i aeg, äkki sa mäletad, mis asi on MSN? Ja MSN, Kindlasti... kõik teavad MSN-i. No tead, sinu nooremad vaatajad võib-olla ei teagi, mis asi on MSN. Aga seal siis sain tuttavaks, ma olin siis ise veel 16, sain tuttavaks mingi 21-22-aastase naisterahvaga. Ja tema reklaamis end kui sükest badass, sükest tšikki, mafioosnikku, bla, särki-värki. No, mina tollel hetkel uskusin kõike, mis inimesed räägivad. Ma olin see sinisilmne loll poisikene, naiivne poisikene, kes uskus absoluutselt kõike, mis räägiti ja noh, kuidagi siis connect isin temaga ja üks asi vist teiseni. Tema hakkas mulle, eks ole, saatma pilte. Siis ma mõtlesin, et ma saadan siis vastu ka pilte. Ja see oligi see koht, kus see oli nagu minu see viga. Ta hakkas sellest kinni krabama ja hakkas minult asju välja pressima. Mis sorti pild, need olid siis mingid siuksed pildid, mis ei olnud nagu lihtsalt pilt? Mis ei ole lihtsalt pildid, et ei postita Facebooki ega midagi. Okei, rohkem intiimsemad või? Jah, intiimsemad pildid ja siuksed. Ja siis ta hakkas välja pressima sult. Ja hakkas välja pressima. Kus sa üldse leidsite, et MSN-i peab ikkagi lisama? Arvad, et ma mäletan? Kuskilt suvalisest interneti sügavusest. Absoluut, jah, juhuslikult sattus mulle kuidagi. Ja siis ta hakkas välja pressima sult asju sellega, et tänu sellele, et ta nüüd omas minu neid pilte ja mina tegelikult kartsin, sest et ta ähvardused olid nagu minu jaoks tollel hetkel nagu tõetruud. Ta oli sulle ka saatnud ju, on ju? Jaa, oli küll, jah. Et see teda ei huvitanud, et sul temast ka... Ei, no see oligi see, et tema suutis minusugust noort poisikest ikkagi kustutama need pildid endal. Okei. Ühesõnaga võttis sinu kui noore poisi siis nii-öelda sihile ja siis kasutas seda. Just. Ja nojah, see on päris jõhker. Ma olen siukseid lugusid kuulnud, aga jah, see on päris crazy. Ei ole ainult mehed need, kes nagu teevad noortele tüdrukutel, nemad on ka nagu vanemad naised, kes suudavad tegelikult ka meestele niimoodi teha. Kõlab nagu psühhopaat. Suht oli jah, ja põhimõtteliselt ma pidin tema juurde sõitma. Oli üks päev, elas kaugel teisel pool Eestit, Võrus. Ja põhimõtteliselt hakkama orjatööd tegema. Sükene koristama ja särki-värki. Ja ta kutsus veel omad sõbrad veel sinna ja mind joodeti seal alkoholiga täis ja nemad olid täis ja aga nendel kuidagi midagi peas juhtus ja põhimõtteliselt asi läks vägivaldseks. Lõppes see siis asi niimoodi, et ma lõpetasin niimoodi, et mulle löödi liitrise tühja Viru Valgega otse Oimu piirkonda. See oligi tegelikult see hetk, kus mul peas käis plõks. Ja see oli see hetk, kus siis ma enam ei kartnud. Tollel hetkel ma olin kogu aeg hirmunud, käitusin hirmunult särki-värki, et issand, ma teen kõike seda, ainult ära tee halba või minule ega mu perekonnale, sest et ähvardati ka perekonda juba ja siis see oligi see plõks, mis käis mul peas ära. Järgmine hommik või öösel juba lausa, nüüd pandi põrandale magama. Ma juba hakkasin siis välja mõtlema, et kuidas ma jõuan koju tagasi. Alguses oli ka see, et nad ei lubanud mul
minema ka lasta, et ma justkui jäängi sinna või midagi, ma ei tea. nii et täitsa pantvangiks võeti sind. No põhimõtteliselt küll, jah. Põhimõtteliselt küll. Seal oli ka tulirelv mängus ja aga kuidas see lõpuks lahenes siis? lõpus laheneski sellega, et hommik tuli, ma enam mängisin nüüd nendega kaasa. Nad tahtsid mind saata tänava peale kerjama raha, et tuua neile raha, mida mina tegin, et jah, ma kerjasin raha, aga selle rahaga ma ostsin kohe pileti ja panin kodu poole teele. Õudne. Siis EMO laks, eks ole, ja kohe politseisse ja avaldused ja särgid-värgid ja... Sai sellest ka midagi, et kas nad said karistada või? Jah, said karistada, jah. Keegi lõi neile vastu näppe ja ärge rohkem nii tehke. Mingit vanglakaristust? Ei, nagu reaalselt vanglakaristust ei olnud, jah. Mis asja, et võtad pantvangi, ähvardad relvaga? No jah, eks ma ise seal lollisti tegin, mul otseselt ei olnud tõestusi. Otseselt ei olnud tõestusi. See chat ka ei olnud või? No oli küll, mingid chatid seal ikka olid, jah, mingid chatid olid veel alles, kuigi ta vahepeal siin nõudis, et ma neid ka kustutaks. MSN-il oli ka täitsa see Node'i chat salvestatud ise automaatselt. Ja ta siin aeg-ajalt nõudis, et kustutaks. Aga see oligi see hetk, kus nagu versioon 1-st sai versioon 2, kes otsustas uue lehekülje endal siis võtta ette ja alustada siis millegiga, mis on siis nagu äkki positiivse. Nii et peale seda sündmust siis sa nagu pöörasid uue lehekülje ja siis hakkasid videote ja kõigega. Just. Okei. Nii et, aga siis sa olidki nagu, et ma pean muutuma ja siis hakkasid videoid tegema. Jah, et ma pean ennast muutma, ma tahan, et ikkagi inimestega suhelda. Ma tahan, ma tea, sõpru, särki-värki ja ma tahaksin osata suhelda inimestega. Aga kui pikk vahe seal oli näiteks selle sündmuse ja siis selle vahel, kui sa sattusid meie serverisse mängima ja me hakkasime koos igast asju tegema? Aasta äkki. Umbes aasta, okei. Umbes aasta, jah. Okei. No kuule, väga ränk lugu, väga kahju, et suga siuke jama on juhtunud. Jah, muu elus juhtub asju. Ja, et igat olgust ei tasu nagu internetis. Jaa, absoluutselt. Eriti kui nad hakkavad küsima igasuguseid pilte ja värke-särke, et see on kohe red flag nagu. Absoluutselt, et see on õppetund nii noortele poistele kui ka tüdrukutele, et palun jälgige, kellega te suhtlete, kui keegi hakkab juba ikkagi veidraks minema ja justkui, ma ei tea, reklaamib, et tema teab sinust kõike või mis iganes, siis ärge uskuge ja blokeerige ära ja ma arvan, et teil on ka lihtsam. Aga kusjuures siin kohal tegelikult võib-olla peaks mõtlema selle peale ka, et kuna me mõlemad oleme streaminud ja chatid ja värgid ja Discordid on ja et ka nendele Discordi halduritele võib-olla võiks panna südamele, et kui te näete siukest väärakat asja, et keegi läheb niimoodi nillima või mis iganes reklaamima mingeid asju, kes on siuksed veidrad vennad, et siis tuleks ära bännida lihtsalt. Ei, seda kindlasti, absoluutselt. Et igasuguseid lollusi nagu chatitakse ja värki, aga no minul on näiteks Discordis täielik nulltolerants igasugusele bullshitile. Et nii kui ma näen, et midagi kahtlast on või sõimab kedagi, siis on kohe bänn kirjas ja kõik, mind ei huvita rohkem. Absoluutselt. Mul muidugi inboxid on täis mingi, et ma sain mingi aasta aega tagasi bänni, kas sa saaksid maha võtta? Ei saa. Kui sa oled ühe korra midagi pekki keeranud, siis... Aga inimesed tegelikult muutuvad. Inimestele tuleb ikkagi teist nagu võimalus ka anda. Jah, aga see kanal on kinni. Nagu sa ei saa kunagi kindel olla, et ta sama asja ei tee ju. No, siis ongi see, et teisel korral siis ongi lõplik. Aga kuidas siis sinu meelest sa annad teise võimaluse, nagu kuidas ta tõestab sulle ennast, et ta väärib teist võimalust? On selles keskkonnas ja
ei näita enam välja, et ta või no ei käitu nii nagu, mis teda esimest korda nagu aga siis sa annad talle blokeerima ju või kikkima võimaluse, või bänni või. sa annad võimaluse teha täpselt sama talle, mis ta Ei just no tegi. ta ei saa ju teha, aga ta ei saa Saab ju. teha, kui ta teab, et ta saab ju jälle bänni. Jaa, aga ta teab esimest korda ka, ta luges reegleid ju. No No. vaata, mõned inimesed õpivadki selle kogemuse pealt. Aga vaata, siis ongi, et siis ta peabki õppima kogemuse pealt, et sa ei saa community's bänni, järgmises community's ei tee nii enam. No, see on ka muidugi variant, jah. No, praegu on mingisugune tegelikult ka mingi YouTube'i kanal, ei enam vist ei ole YouTube'i kanal, Pedoment, kes ajab siukseid veidraid asju taga. Mis asi? Pedoment. Pedoment. Jaa, et nad jahivadki neid imelikke tüüpe, kes kirjutavadki noortematele, täiskasvanud inimesed kirjutavad noortematele. See on see siuke netikonstaabel või? Ja no põhimõtteliselt ise hakanud, ütleme niimoodi, et nad otseselt ei ole selle politseiga seotud ega midagi. See on nagu eraisik, kes nagu teeb siukest asja, püüab neid pedosid kinni. Põhimõtteliselt küll jah, et on mingisugune võlts 14-aastase kasutaja tehtud ja siis mingisugune pedofiil kirjutabki ja siis nad lepivad kokku koha kus sa tead kaameratega. Olen näinud neid videoid. Aga ta on siis videot teinud, mis tähendab, et ta on juba kuulus, mis tähendab, et see ei tööta enam ju. Aga tundub, et nagu ikka veel tulevad neid videoid. Ikka veel tulevad. Kusjuures ma ei ole üldse näinud seda, see on mingi huvitav asi. Ma sain aru, et YouTube'is nad said küll bänni, aga keegi reportis ikka liiga palju neid mingil põhjusel. Aga TikTokis leiab neid. Oota, nad saavad kokku ja mis nad siis teevad? Räägivad selle inimesega, et miks sa siis saadad enda peenise pilte 14-aastasele või siis tahad temaga sugu õhtesse minna ja et kas sa ikka tead, et see on eks ole seadusevastane. Kas nad siis pärast seda saadavad politseisse või? Ei, nad ei saada politseisse, nad tahavad, et see pedofiil siis helistab näiteks oma emale või isale või kellegi ja ütleb, et tal on probleem ja tal on vaja sellega tegeleda. Ma loodan ikka, et politsei võiks tegeleda sellega. No võiks, see oleks nagu edasi nende, ma muidugi ei tea, äkki nad võib-olla ongi teinud ka seda avalduse. Ei, no loogiline oleks, et nad saadavad need chatid ja asjad kõik edasi ja siis on nagu selge, et millega see inimene tegeleb ju. Et siis ta saab ka vastava karistuse selle eest, et no see on ju veider, et lihtsalt, et kuule ära rohkem nii tee, mine helista emmele. Nagu ma ei tea, igatahes selline asi nüüd mingi internetis on nüüd mõnda aega olnud, mingi pool aastat äkki või. Tegid YouTube'is videoid, aga nüüd enam seda kanalit eksisteerima, just vaatasin järgi ka, et ma ei tea, kadunud. No iseenesest on nagu äge, mulle meeldivad need videod, vaata ka, mis on tehtud need Ameerikas eriti, vaata, kus need Indiast tüübid helistavad, üritavad raha välja pressida inimestelt ja kuidas neid püütakse ja et noh, need on tegelikult väga huvitavad videod ja noh, paras neile, ütleme. Aga noh, jah, ma ei teadnud, et Eestis midagi sarnast tehakse, et Eestis üldse nii palju pedosid on, et nagu neid niimoodi püüda. Ei, no tegelikult kui statistikat vaadata, siis neid pedosid on päris palju. Kahjuks küll võiks ikka nagu midagi ette võtta sellistega. Nojah, ei no, tore on, et midagi tehakse. Aga jah, ma loodaks ikka, et lõpuks politsei sekkub ja nad ei saa lihtsalt mingi slappi, vaid päriselt ka karistada selle eest, mis nad teinud on. Aga oota, sa mainisid, et siis see oli nagu versioon 1 sinust, ennem seda sündmust. Pärast seda oli versioon 2, kus sa siis otsustasid, et sa tahad teistega rohkem suhelda, õppida suhtlema ja tegema mingeid asju, mis on rohkem positiivse poole pealt. Ja see oligi see aeg, kus sa siis tegid YouTube'i kanali, meie sinuga hakkasime mängima, tegema koos videoid isegi. Just. Ja kuidas ma osalesin teie videotes, eks ole, teie videotes ja tegin enda asju ka. Muidugi, ma mäletan seda ka.
seesama YouTube'i kanal on vist sul siiamaani, on ju, Muidugi. et kõige vanemad videod on alles seal ja siis Kui me siin võtamegi selle lahti, siis seal on kenasti näha, kuidas esimene video ongi see, kus sina, mina ja Merka vist oli tollel hetkel see naise nimi. Me mängisime kuskil tollel hetkel korraks suvalises serveris, sest et midagi, ma ei tea, mänguvälja server läks kuhugi üle või ma ei tea, miks me korra pidime võib-olla oli mäpi vahetus või midagi. Võib-olla oli tõesti ja siis me lihtsalt seiklesime kuskil koobastes ja siis see oligi nagu see, et ma otsustasin siis alustada selle teekonnaga. Aga ja, kusjuures see oligi, jah, mina tunnen sind sellest hetkest peale, kus sa tulid meie serverisse ja siis sina ja Rosper, on ju, siis lõpus alustasime ehitajate gildiga. Ma mäletan, et me seal alguses Minecrafti seal mänguvälja serveris mängisime ka koos kolmekesi, üritasime seal mingit maja ehitada koos. Ja siis see oli Champions Guild. Champions Guild ja puumaja põhimõtteliselt. Jah, ja põhimõtteliselt sealt nagu liikus see tegelikult ehitajate gildiks. Oli küll, jah. Et me alustasime siis sellega ja siis see on siiamaani minu meelest üks parimaid asju, mis ma teinud olen. Ja noh, sa olid osa sellest, et see oli päris lahe. Ja see tuli nagu out of nowhere ka, vaata. Ja, see täiesti spontaanne. Jah, et me ei plaaninud seda ja lihtsalt ehitasime ja sina lindistasid ja panid kokku video. Ja me lõpetasime tegelikult selle ära sellepärast, et sina läksid kaitseväkke. Jah, aga otseselt ka mitte sellepärast, sest et ju tegelikult meil sai ju asjad ka otsa, mida ehitada ja tuligi välja see seikluskaart. Ja oligi, see nagu läkski kuidagi nii, et me ehitasime siis nagu me mõtlesime üks hetk, et teeks selle seikluskaadi, on ju. Aga ma mäletan seda, et sina läksid ära siis kaitseväkke ja siis Joel tegi ka mingi muid asju, seega need questid pidin ma kõik üksinda pärast sinna tegema. Ja põhimõtteliselt küll, et alguses seal mõnda raamatut tegin mina küll, aga siis lõpuni ikka pidid ise seal selle tassima ära. Ja, aga noh, minu meelest see ehitajate gildi aeg oli nagu ajas eriline hetk, et see oli see aeg, kus meil kõigil kolmel oli kogu aeg aega seda teha, et noh, ongi niimoodi. See oli vist kooliaeg ka või? Oli vist kooli, nojah, oli ju kooliaeg, see oli gümnaasiumiaeg ju. Mina enam ei käinud gümnaasiumis, mina vist olin niisama Niisama kodus istud. Jaa, sest ma ei käinud vist tööl ka sellel hetkel, see oli vist enne, kui ma tööle läksin. Ja siis just see väike periood oli täpselt see, et me lihtsalt hommikul logisime, Teamspeaki kasutasime siis vist veel. Logisime Teamspeaki ja siis hakkasime ehitama, rääkisime juttu ja sellest sündiski siis see ehitajate gild. Aga... No esimene osa ju sündis niimoodi, et see äkki oli 12 öösel või? Ja oli küll, jah. Ja siis ma lihtsalt kutsusin sulle, et kuule ehitame midagi. ja. Aga no selles mõttes, et mina mäletan neid aegu küll nagu üks parimaid aegu mu elus, kus oli aega teha ja luua lihtsalt ja mingeid siukseid suuri piirdeid ei olnud ees. Et noh, tänapäeval nüüd meil on, mõlemal on ju laps ja siis... Laps ja töö ja... Just. Mõlemal on töö ja... Ja muud toimetused, mis kõik elu segavad, et siukesi asju ei olnud tol ajal, et siis sai ikka teha niimoodi, et vähe ei ole. Aga peale seda ma mäletan, et sa enam videoid ei teinud üldse ja siis sa läksid striimimise peale, et kus see switch toimus või mis see point oli? Oi, noh, tegelikult sealt selle vahepeal on ikka päris suur auk tegelikult, sest et mingi hetk ma tegin mingi 2012 kuni mingi 2014 ma äkki tegin tihedamalt seda videovärki, aga siis 2014 kuni 2017 ma ei tea, äkki aastas mõned korrad tulid need videod äkki või. Et minu jaoks tundus lihtsalt see video tegemine natukene liiga ajakulukas. Ma hakkasin mõtlema selle üle, et ma, eks ole, räägin rahvaga, aga ma saan alles rahvalt vastuseid alles siis, kui see video ju välja tuleb ja kommentaariumites loen. Miks ma ei või seda teha siis reaalajas?
eks ole, nagu ma näiteks hetkel siis teen striimimisega, eks ole. Rahvas on kohal, inimene ütleb tere, mina saan kohe öelda tere vastu. Inimene midagi küsib, mina vastan, särki-värki, mina küsin nende käest midagi. aga ma mäletan, et kui sa nagu läksid striimimise peale põhimõtteliselt täienist üle, ma ei tea, mis aastal see võis olla. 2017 detsember. Okei, siis sa tegid cooking striime, siis sa vahepeal tegid mängustriime nagu ikka, onju. Siis sul oli suhteliselt väike vaatajaskond, aga nüüd sa oled nagu põhimõtteliselt striimer, keda kõik teavad. Et nagu, kus sul see nagu, minu jaoks peaaegu nähtamatult, ma ise olin ka auto vaata paar aastat siin, et ma ei jälginud mitte midagi ja järsku tulen tagasi ja hakkan asju tegema uuesti, onju, sest ma teen asju. Ja siis vaatan, et sa oled nagu nüüd nagu Eestis juba tuntud striimer, et mis nagu sind nii kõrgele tõstis või mis see nagu muutus? Ma ei tea, ma ise ei ütleks, et ma nüüd mingi tuntud striimer olen, et no inimesed, kes vaatavad striime, teavad ikka, kes on Stotter ju. Täitsa võimalik, ma loodan, äkki nii on. Mul on siuke tunne, et tänapäeval inimesed teavad sind rohkem kui mind, nii et selles mõttes. No näiteks mis meil oli nüüd kolmapäeval, tundus küll, et sinule oli Joosep mänguväli ees, aga keegi ei tundnud, Stotter ju. No see võib-olla on imaga asi ka vaata, et see mänguväli oli nagu kogu see Minecrafti asi oli, et lood tegelased, see nagu otseselt see võib-olla ei olegi mina, keda nad fännavad, vaid see tegelaskuju, keda siis ma mängin. Võib-olla ka tõesti, jah. Aga Stotter on ka tegelikult tegelaskuju, see on karakter. No, vot, see on tegelikult väga huvitav teema, jah, kui palju on Stotteris Sandrit, et noh. Ütleme ausalt, et Stotter oligi see, kelleks Sander tahtis kunagi ju saada. See oli ka ju see, et Stotter ongi see ülienergiline, ülijutukas ja tänu Stotterile Sander jõudis ka sinna. Et ütleme niimoodi, me paneme kaamerad kinni, tuleb välja, kui kaamera käib, teie ees on Stotter, kaamera läheb kinni, on Sander, aga Sander suudab ka teha neid asju, mida nüüd Stotter suudab. Et see on nagu nüüd see ka versioon 3 minust, ütleme siis niimoodi, 2017 aastal. See 2017 aastal juhtus mul ka tööõnnetus, mis nagu muutis mind versioon 3-ks. Kuule, räägi mulle täpsemalt selle tööõnnetusest. Sa kunagi midagi mainisid, ma mäletan, kunagi, kui me rääkisime. Jaa, aasta oli see 2017, 9. veebruar. Olin töötamas külmlaos, Tustuki-juhina. Hakkas tööpäev nagu hakkas. Nüüd ma räägin lihtsalt sellest, mis ma olen nagu lugenud nendest aruannetest, sest et ma ise seda õnnetust ei mäleta. Sa seda päeva ei mäleta või? Ma ei mäleta seda päeva. Ma ei mäleta, kuidas ma tööle jõudsin. Ma ei mäleta, mis juhtus. Ega midagi. Aga mul hakkas kell 9 tööpäev. Hakkasin siis, mul oli järelkäidav tõstuk. Ehk siis niisugune tõstuk, virnastaja siis teisi sõnu. Ja ma seal panin siis kaupa riiulisse. Ja ju siis, kui ma tõstsin sinna kõige kõrgemale, mis on mingi 5 meetri kõrgusele aluse, siis ma läksin kõrval olevale alusele vastu, mille peal olid külmutatud pitsad, aga neid oli 0,5 tonni. Sa tead, mis sorti pitsad need olid või? Ja need olid 4 juustupitsad. Doktor Edgeri 4 juustupitsad. Sul alles ei ole neid, on ju? Ei, minul neid ei ole, jah. Minul neid ei ole. Okay. Aga jah, tundub, et läksin siis vastu sellele alusele, mis omakorda läks siis riiulilt maha. Kogu kaup lendas maha, aga mina selle asemel, et hüppata eest ära, ma ei saanud ilmselt aru, mis toimub. Vaatasin hoopis, mis seal toimub üleval, vaatasin ülesse ja siis 0,5 tonni pitsasi kukkus mulle vastu pead. See ei ole see, mis mind vigastas. Vigastas see, et selle jõuga ma vastu betoonpõrandat vastu peaga lendasin. Nii et betoonpõrand oli see, mis tegelikult haiget tegi. Tegelikult tegi haiget betoonpõrand selle massiivse
jõu tagajärjel. Okei. 2 päeva koomas. Ärkasin siis haiglas. Aga siis oligi see, et ma alguses ei saanudki aru, kus ma olen ja miks ma olen seal. Okei. Sest et ma mäletasin seda, et ma läksin tööle või hakkasin minema tööle või läksin tööle. Ja järsku olen siis haiglas. Ja see on see ka tegelikult koht nüüd, kus siis nagu justkui versioon 3, mina nimetan seda nagu ajaperioodiks, kus versioon 3 tuli minust. Sest et peale seda õnnetust ilmselgelt suur peatrauma, särgid-värgid, inimesed räägivad, et küll ma olen, ma ei tea, õnnesärgis sündinud, et ma üldse elus olen ja lugedes seda kõike epikriisi, inimesed ei saa aru, kuidas ma veel elus olen. Aga mina ütlen neile, et umbrohi ei hävine. Okei. Nii lihtne see ongi. Umbrohi ei hävine. Okei, ühesõnaga sa said siis pitsakarbiga vastu pead, lendasid peaga vastu betooni ja siis sind saadeti haiglasse, sa olid koomas. Sind lapiti kokku seal 2 päeva koomas. 2 päeva, jah. Kas sa midagi mäletad ka sellest koomast või mingi jah, ma olen enda arust jällegi, see nüüd ongi see, et kas see oli nagu lihtsalt minu kujutlusvõime või mida iganes, aga mina mäletan sihukest asja, et ma olin kuskil valges ruumis. No täitsa tervena. Ja see on siis kui sa koomas oled, siis sa näed seda nii-öelda. Jah, just. Et see ongi, see oli ka see nagu see veider tunne ärgatas, et mis ma siin teen, et ma just kuskil olin, eks ole, et ma olin tööl ja siis ma kuskil olin ja nüüd ma olen haiglas, et see ei ole loogiline. Aga mis ma siis nägin, oligi see, et ma olin kuskil sellises valges ruumikeses. Mitte midagi alguses ümberringi ei olnud, see oli lihtsalt sihuke kast, ruum, tuba. Detaile ei olnud või üldse? Detaile ei olnud, absoluutselt ühtegi detaili ei olnud. Kui välja arvatud see, et otse ees oli tegelikult ava, niisugune ukseava, kus lai niisugune ukseava. Aga sealt edasi ka nagu kõik oli valge, sa nagu ei eristanud ühtegi pinda. See on nagu siis Matrixis see valge ruum, kus nad neid relvi aitsid. Ja ei teie põhimõte vist küll, jah. Kui nüüd hakata niimoodi mõtlema, täitsa võimalik. Okei, aga ukse avaja siis, ukse aval ja ainuke, kas seinu oli selle ukse aval või sa nägid? Ja, oli. Seinad olid. Selles mõttes sa ikkagi nagu saad aru, kus on põrand, kus on sein ja kus on lagi, aga muidu täiesti valge? Muidu täiesti valge, jah. Ja valgus tuli nagu seintest endast või valgus lihtsalt oli? Ma ei tea, kuidas see lihtsalt oli. Lihtsalt oli valge. Lihtsalt oli valge. Ei olnud ühtegi valgusallikat, aga lihtsalt oli valge. Selge, nii. Oled sa ruumis, nii? Ja siis sellest ukse avast tuleb ühelt poolt ja teiselt poolt tulevad sellised mustad, suured sellised kujud, mis meenutasid pigem sellist hunti või koera või midagi sellist. Ja nad liikusid minu poole. Mina seal mitte midagi teinud, Mikkel seisan seal ja ühel hetkel keegi mind selja tagant võtab üles kinni ja lükkab mind lifti ja see, kes lükkas, olin justkui mina ise. Täpselt identne mina. Sina lükkasid ise ennast, aga sa olid siis nagu kehastatud inimesse, kes nagu versiooni sinust, kes lükati, mitte lükkaja. No mõlemad oli. Mina olin see, keda lükati, jah? Aga nagu sinu kuju siis lükkas sind, kes nägi välja nagu sina, kes nagu oli sina. Okei. Nii, kuhu ta lükkas sind? Lifti. Kas see ukses oli siis lift või? Ei. Tuleb välja, et selja taga järsku oli lift. Okei. Nii, et ukse ava on eraldi koht ja selja taga lift. Ja selja taga oli lift, mida nagu enne ei olnud. Okei. Ja siis... Aga need koerad või need hundid tulid kust poolt siis sealt ukse avast? Nad tulid ukse avast, otse eest. Selle tagant oli siis lift. Väga huvitav. Okei, ja siis ta lükkas sul lifti, nii? Jah.
edasi? on nagu edasi siis põhimõtteliselt ma nägingi liftis seda, kuidas tema vaatas, see kuju, kes mind lükkas, korra vaatas minu poole, noogutas ja pööras siis nende mustade olendite poole siis. See on, samas me saame tulevikus edaspidi, mitte jälle, valed sõnad, oota. Kui nüüd analüüsida hiljem, kui ma olin juba haiglast väljas, särki-värk, hakkasin mõtlema, mida kõike ma nägin ja mida inimesed mulle tagasisidet on andnud. Inimesed olidki mulle peale seda õnnetust öelnud, et ma olin teine inimene. Noh, täiesti teine inimene. Et midagi oli nagu vanat versiooni, aga mul olid mingid uued, ma ei tea, mõtted, uued seisukohad, uued soovid, mis iganes. Oskad sa mõnda näidet tuua, et mis sa nagu enne mõtlesid ja mis see pärast? Tollel ajal, sellel õnnetuse ajal ma olin tegelikult suhtes ja see neiu mulle täitsa meeldis ja armastasin teda, aga siis peale seda õnnetust nagu niimoodi läks ära see. Et nagu ei pakkunud üldse huvi siis pärast seda? Just. Okei. No lihtne näide, ma ei söönud pitsasi enne seda õnnetust, nüüd ma söön pitsasi. Aga mis sulle ennem ei maitsenud või ei tahtnud? Ei maitsenud ja absoluutselt jah, et kuidagi nagu ei kõlbanud süüa. Okei. Aga ühesõnaga ma saan aru, et seal visioonis siis sind lükati lifti, sina sõitsid liftiga üles või kuhu? Okei, ja siis sa nägid veel viimasel hetkel, kuidas ta vaatab sind ja siis pöörab tagasi nende huntide poole. Mida mina siis justkui võtsin kokku, oligi see, et tükike mind ohverdas ennast, et suurem osa saaks edasi minna. Aga mis sa arvad, kas see on nagu mingi, no ilmselt sul on aega olnud seda nagu analüüsida ühte ja teistpidi. Kas see on rohkem nagu mingi lihtsalt aju genereerib mingi pilti või äkki see on midagi enamat, mis on teispoolsuses või mis sa mõtled nagu selle poole? Minu puhul on ikkagi see, et noh, ma usun ikkagi kõike ja kõiki. Et ma võin uskuda jumalaid, ma võin uskuda kummitusi, aga samal ajal, kui ma nüüd siin vahepeal ikka olen ja ma võtan reaalsemalt asja, siis ma ei usu. See ongi see, et ma arvan, et võib-olla see võis juhtuda, aga ma ei hakka seda nagu kellelegi nüüd, ma ei tea, reklaamima, et see nii oli, see nii on, me peame midagi sellega nüüd tegema, eks ole. Ei, aga kas see sinu enda jaoks nagu, sa minu enda jaoks, jah, eks ma olen sellega nüüd ka leppinud, et ma ikkagist kuskil nüüd olin ja ju siis tõesti tükike mind ka ennast ära ohverdas, sest et peale ka õnnetust mul päris palju mälu oli ära kadunud minevikust. Okei, nagu asjadest, mis oli siis mingi lapsepõlvest ja midagi sihukest jah, mõned inimesed ja tegevused ja mis iganes. Okei, see on kusjuures väga huvitav, et sa nagu jah, et üks asi ongi see, et kas räägitakse, et mõnikord, osad räägivad, on ju, et aju loob ise mingeid story'sid endale, vaata, kui midagi traumaatilist juhtub. Teine asi on jälle see, et väga palju räägivad, et ongi mingi teispoolsus, kus sa võib-olla koed korra ära ja siis ma ei tea, seal juhtub midagi, on ju. Seda küll, jah. Et vot, nii et sina arvad ikkagi siiski, et see võib-olla oli midagi, kus sa midagi oli, see on see, mis nagu mind miski andis mulle selle teise võimaluse siin elus. See tähendab seda, et mul oli vaja siin veel elus asju teha ja nüüd mis ta nüüd on juba 2017, eks ole. No varsti saab 10 aastat. Varsti saab 10 aastat, et 8 aastaga on ju nii palju juhtunud, eks ole,
perelisa tekkinud ja kasvatamas nüüd olen teda, et võib-olla see oligi see, mis oli nagu elus ka puudu. aga Miks nagu mind veel ei lastud kuhugi. aga mis sa arvad, et kas siis on olemas mingi teispoolsus või mingi koht, kuhu me läheme edasi või on lihtsalt niimoodi, et bioloogiline osa sust sureb maha ja ongi kõik? Jah, bioloogiline osa kindlasti see ongi see, et bioloogiline osa surebki siin ära, aga on miski, mida me viime kuhugi edasi. nii et sa arvad, et mingi hingesorti asi ikkagi on inimeses? jah, sest et ma olen siin peale seda õnnetust, mul oli veel, enne seda oli mul olukord, kus ma pidin oma isa ära matma ja ma justkui olin ka, see oli jällegi samuti peale seda, kui isa sai maetud, mingi kindel aeg, läbi une lihtsalt olin ka mingisuguses ruumis, kus ma justkui suhtlesin temaga, aga läbi telefoni. Okay. Ma olin ka mingis ruumis ja ma rääkisin telefoni. See võib olla lihtsalt puhas aju, lihtsalt genereerib mulle selle jaoks, et mina iseennast tunneksin paremini. No jah, seda saab põhimõtteliselt kõige kohta öelda, et kas me saame üldse ühtegi oma meelt usaldada, on järgmine küsimus, et äkki kõik, mis ma näen, on vale. Äkki kõik, mis ma kuulen, on vale, äkki siis sa ei saagi on ju öelda midagi, et aju lihtsalt tegelikult siin ei ole. Äkki ma olen ajuvaadis on ju ja siis lihtsalt genereeritakse, aju genereerib ise mulle seda pilti, mis mul siin ümber on, et ma ei saa midagi usaldada siis ju. Seda nüüd küll, et nii et selles mõttes küll. Aga ühesõnaga, sul oli siis siuke järgmine kogemus, kus sa nagu võtsid teispoolsusega ühendust nii-öelda. Aga see oli läbi une siis, nagu ma aru saan. No põhimõtteliselt küll, jah. Jah, see oli õnnes. Sa mingeid vaime ja siukseid asju oled näinud ka varem või? Ei ole vaime siukseid asju näinud enda arust jällegi. Kui ma olen näinud, siis ma ei tea, midagi juhtus. Oli vist äkki tuul. Okei. Oli vist äkki tuul. Väga huvitav. Nii et siuke värk, aga see oli siis 2017. Aga kuidas see on nagu mõjutanud su nagu edaspidist elu selles mõttes, et sa oled nagu nii-öelda teispoolsuses ära käid mõnes mõttes, et mis nagu mis sa nagu mõtled, et mida sa nagu edasi teed või mis see on mis sa nüüd siin maa peal tahad selle ülejäänud eluga teha või kas see kuidagi andis sulle eluväärtusele mingi uue nägemuse, kuidas elu väärtustada või ma ei tea, kuidas see nagu mõjutas sind? Peale seda õnnetust oligi see, et minu eluunistus oligi pere luua, järglast ja järglast kasvatada. See oligi see mõttelaad, mida siis peale õnnetust niimoodi, et kui mulle juba teine võimalus anti, siis ikkagi tuleb ju, maa tuleb täita lastega ju. Laulu ja lastega. Et seda ma siis otsustasingi teha. Kas sa juba striimisid regulaarselt siis, kui sulle see pitsakaart pähe kukkus või sa hakkasid Ei. Stream oligi 2017 detsember, karp kukkus mulle pähe 2017 jaanuar. Okei. Ja peale seda ma just mõtlesin, peale seda kogu seda taastumisperioodi mõtlesin, et ma ei viitsi küll enam siin YouTube'iga tegeleda, peavalu, video lindistamine, kokkupanemine, tüütu, mingi 2 tundi tööd, et 15 minutit videot saada. Selles mõttes striimimine on mõnes mõttes lihtsam, et sa ei pea seda tehnilist poolt nii palju tegema. Aga mina isiklikult olen kogenud seda, et palju väsitavam on nagu kogu aeg mingi 4 tundi järjest nagu näidelda nii-öelda või sa päris ei näitle, aga see nagu... Jah, aga see ongi selles, et striimis sa ei peagi näitlema, sa pead olema sina ise. Sa just ütlesid, et Stotter on tegelane. Stotter on karakter, aga... Ei, see ongi nagu mina ka, kui ma teen videot, ma olen ju nagu kõrgendatud mina. Ehk siis mu väljendused, kõik asjad on nagu natuke üle krutitud või mitte isegi üle, vaid lihtsalt nagu kõrgele krutitud. Seda nüüd küll, jah. Seda nüüd küll. Kogu aeg selles staadiumis olla on raske ju.
ja ta ei, okei, ja olgu, see on väsitav, aga see ongi see, et kui sulle see asi meeldib, siis sa ka jaksad kauem, jaksad rohkem. ja kindlasti on ju mingi element ka, et kui palju teed, on ju, siis võhm kasvab, on ju. Just, just. aga jah, mina tean, et kui mina siin, ma tegin inglise keeles, kui ma striimisin järjest, on ju, siis Ja. oli küll niimoodi, et no peale striimi nagu aju on kapsas põhimõtteliselt, et noh. Aga kui edukas sul see inglise keeles streamimine oli? aga ma ei tea, mul oli lõpus mingi 20 vaatajat pidevalt või Mm. midagi siukest. väga edukas ei olnud, aga No noh. vaata, inglise keel ei ole ju sinu emakeel ka, sa pead ju vist äkki protsessima enne seda, mida sa ütled. see ei olnud probleem, Ei olnud probleem, okei, sest mul oli nii palju ingliskeelseid sõpru ja tuttavaid, et nagu ma põhimõtteliselt mõtlesin juba inglise keeles selle periood oma elus, et ma nagu eesti keel ja inglise keel oli sama leveli peal, mis siis, et nagu hääldamine ja kõik siuksed asjad olid kehvemad inglise keeles, aga ikkagi. aga noh, selles mõttes jah, nagu minule see striimimine, mulle meeldiks ka striimida tegelikult, sest see on nagu teistmoodi meedium, aga videod on minu jaoks ikkagi noh, see põhiline teema. Mulle meeldib just see tehniline pool, et kuidas sa selle asja kokku nojah, mina paned. vaata nii osav ei ole, sellepärast nagu ilmselt pigem nagu läksingi striimimisele üle. aga siis, kui sa läksid, on ju, striimimisele üle. Ennem seda veel, ma mainin seda, et ma mäletan, meil TeamSpeakis oli see, et kui sa kadusid ära, sa kadusid mingi nädalaks ära või rohkemgi, et keegi ei olnud stotterit näinud, vaata, kui sulle pitsakast pähe kukkus. Ja siis me olime kõik, et kus stotter on nagu, mis toimub ja kuskilt mingit infot ei saanud ka, sa ei vastanud ühelegi sõnumile. ja ma olin seal üle vist 2 nädalat olin niimoodi, et alles 2 nädalat hiljem sain mingi telefoni kätte või midagi siukest. ja siis lõpuks sa tulid tagasi ja siis me olime mingi what the hell, onju, mis sinuga juhtus. Aga okei, ühesõnaga see on siis su 3. versioon sind. ja mina siis olen praegu 3 punkt midagi. 3 punkt midagi. arvad, et tuleb 4 ka kunagi või? Loodetavasti mitte. Loodetavasti mitte. aga äkki 4 tuleb nagu positiivse transformatsiooniga, mitte niimoodi, et kaotab pool ajust või midagi? ja ma ei tea, kas see töötab nii või? ma ei tea, inimestel on igasuguseid erinevaid transformatsioone. kindlasti, noh. äkki 4.0 tuleb siis, kui me oleme piisavalt arenenud ja ma ei tea, minule tehakse sünteeskeha midagi siukest. sa tahad igavesti elada või? just. aga aju peab ju orgaaniline jääma. no aju jääbki orgaaniliseks, aga kuidagi see mädaneb ära üks hetk. võib-olla leiutatakse mingi aju printimise asjandus ja ei, lihtsalt vahetatakse ära. leitakse see, no aju ei saa vahetada, see ongi probleem. no saab ikka. no siis sa ei ole sina. siis sa ei ole sina. võib-olla. selles mõttes, et no isegi kui me võtame niimoodi, et tegelikult mälestused on nii-öelda hinge küljes, on ju, ja aju on ainult filter, on ju, et siis isegi kui sa selle bioloogilise osa välja vahetad, siis mõtle, kui palju sinus on bioloogiat, et kõik su ihad, kõik su mingisugused, kuidas su keha töötab, mis sööke sa tahad, see on kõik keha küljes ju. et kui sa isegi selle osa välja vahetad, siis sa muutud täielikult tegelikult, ainult mingi su kõige see puhtam essents jääb samaks. et noh, selles mõttes on nagu ma seda aju printimist, ma ei usu, et see väga teemaks hakkab. ainuke asi, mis ma mõtlen. Sci-fi, noh. Peab mõtlema, unistama äkki, noh. ja, aga nagu see on võimalik, aga see on võimalik siis, kui ainult näiteks axolotlid on ju. Ma ei tea, mis see eesti keeles on. Need genereerivad kõike tagasi. et kui inimestel tehakse mingid geneetilised muundatused, et inimene genereerib oma sedasamust bioloogilist keha nagu perfektselt tagasi kogu aeg, siis me elame igavesti põhimõtteliselt, nii kaua kuni mingi õnnetus. Upgrades inimesed peavadki endale leiutama mingisuguseid lisavidineid. no jah, praegu meil on lisavidin, see on telefon. see upgrade'is meie aju väga kõvasti. seda küll. et noh, me ei pea enam asju pähe õppima kunagi. nii, aga siis jah, 2017 kuni 2020 umbes ma tegin siis põhimõtteliselt igapäevaselt striime. Peale tööpäeva tulin koju, arvuti käima, striim käima ja lihtsalt mängisin ja kuni mingi kella, ma ei tea, 12-ni või vahepeal võib-olla kauem.
Mhm. Äh, aga mis su see striimi filosoofia oli, et mis nagu striimi heaks teeb sinu meelest, et sa nagu tegid seda see oli pidevalt ja jällegi, jaa, ma tegin seda pidevalt, see oli jällegi see koht, kus nagu jällegi ennast arendada. See oligi see koht, kus ma sain inimestega nagu juba üks-ühele suhelda nagu väiksema delay'ga, et kui videotes oli see, et ma lihtsalt harjutasin, rääkisin kaameraga, aga keegi ei vasta vastu või kui vastab, siis vastab palju hiljem kuskil kommenteerides, eks ole. Aga niimoodi ongi, kohe inimene vastab ja kohe ma saan nagu reageerida ja siis vastavalt ka, ma ei tea, öelda midagi või et mis ühesõnaga iganes. rahvaga suhtlemine on see, mis sinu meelest teeb Just, hea striimi. just. Mulle meeldib inimestega suhelda, mulle meeldib inimeste jutte ka kuulata. Ei oleks see, et mina ainult siin, eks ole, räägin, kuidas minul läheb, särgid-värgid. Mind huvitab väga ka, kuidas teistel inimestel läheb. Mis Mhm. neil on juhtunud, et noh, nagu me siin juba oleme rääkinud, siis noh, minul siin on ka asju juhtunud oo jaa, ja siis tundub ongi küll jah. ja siis ongi see, et alati on huvitav ju ka teada, milline on teistel inimestel olnud see elu või mis mured neil on, et minul on vaata sihukesed mured olnud, et meil kõigil on tegelikult omad mured, omad juhtumid. aga Tore need, on neid kuulda. aga kui sa striimid, siis sa nagu ei mõtle selle peale, et mis mängu sa mängid või Ei, mida sa striimis parajasti pead tegema. otseselt ei tee. ma tänapäeval küll, tollel ajal vist oli ikka, tollel ajal ma alustasin sellise mänguga nagu PlayerUnknown Battleground, PUBG. Mhm. ja sinna sai ja, kõvasti tunde pandud. ja sinna sai kõvasti tunde pandud ja no, ja minul oligi see, ma lihtsalt mängisin seda ja ma üritasin olla ise siukene samal ajal oskuslik mängija, aga samas ka vägagi meelelahutuslik oma okei. jutuga või tegevustega või. ja okei. no aga nüüd, kus sa oled jõudnud nii kaugele, et mis sind tänapäeval striimima paneb, et sul on nagu nüüd see põhiline suhtlusoskus olemas, sul on nagu, sa ei pea ennast nagu selles mõttes arendama enam, onju, või vähemalt mitte selles nii-öelda, selle kanaliga Mhm, nii-öelda, mhm. et nagu mis sind nagu tänapäeval striimima paneb, et noh. tänapäeval paneb pigem jah striimima see, et on striiminädal, jõuan koju, siis ongi see, et mul ei ole mingisugust ahvatlust, et ma endale midagi kuskil lähen ostma, ma ei lähe kuskile mingit raha kulutama. see ongi see, et ma olen kodus, ma ei kuluta raha, aga mul on hea olla, ma suhtlen inimestega, ma mängin mänge ja särki-värki. see ongi lihtsalt rahasäästu nipp, ütleme siis niimoodi. aga vaata, et ma, sul striimis on viimasel ajal, kui ma olen peale sattunud, et mingi, et saatke nii palju raha või subscribe ige, siis ma joon, onju. et kas selle jah, joomise peale ei lähe raha siis või? no nagu näha, siis see on ju nende vaatajate poolt kinni makstud ju. Põhimõtteliselt sa siis ohverdad ennast vaatajate nimel või? jah, põhimõtteliselt küll jah. kas see on sulle Nüüd nagu praegu, kui mul oli siin just eelmine kuu, märtsikuus, oli mul subaton. mm-hmm. Nüüd peale seda subatoni, kui ma olin kuni teisipäeva õhtust kuni laupäeva õhtuni laivis järjest, siis peale seda, kui stream läks kinni, nädal sai läbi, tuli striimivaba nädal, siis ma mõtlesin selle üle kõik järgi ja nüüd praegu hetkel ma ei ole juba üle pea 2 nädalat ei ole enam nagu alkoholi puutunudki. no Ja väga olen tubli. enda striimi ka nagu ümber teinud, et inimesed mitte ei saa mind jooma panna, vaid inimesed saavad mind näiteks trenni tegema panna. Et ma mm-hmm. hakkasin ise ka tegelen nüüd rohkem sellise füüsilise tegevusega ja inimesed saavad siis nagu mind ise ka motiveerida ja panna mind, ma ei tea, kätekõverdusi, kõhulihaseid, kükke või panevad sind liigutama jah? panevad liigutama jah, et ei nojah, selles mõttes ma
mulle jäi kõrva see, et kui keegi küsis sult iseloomustust, siis sa mingi viimane aeg oled öelnud mingi paks morsk, mida asja nagu, aga miks sa ennast hävitad niimoodi? see jäi külge jah, kuna kui võtamegi näiteks 2017, kui ma alustasin striimimisega, võtta see pilt ette, see noor poisikene 2017. aastal, eks ole, ilus, kõhn, vinks-vonks ja siis vaadata nüüd mind, ma olen, eks ole, mingi äkki 40-50 kilogrammi raskem ja suurem ja et see nagu jäi lihtsalt külge ja kuna inimesed nagunii on õelad, särgid, värgid, siis ma juba olen nagu ennetanud ja ma teen ise ennast maha. Kus sa neid õelaid inimesi näed? Ka internetis, kes käivad erinevate inimeste juures, ütlevad, sa oled paks, siis ma ütlen ise endale kohta, jah, ma tean, ma olen paks. Ma tean, ma olengi, ma olen ma nagu seda nagu juba nagu kuidas ma ütlen, ma olen sellega leppinud. Aga kas sa siis nagu üritad neilt seda võimu ära võtta sellega, et sa juba... Ja ma arvan, et see võtab. Ja see võtabki, jah. Ja neil ei ole enam millest edasi minna. Aga kui sa ise endale seda ütled, kas see nagu teistpidi ei hävita jällegi sind, et sa nagu sa ütlesid, et sa oled aktsepteerinud seda, et võib-olla sa ei peaks aktsepteerima seda. Ei, aga ma tegelen sellega. Jah, ma saan aru, et sa nüüd tegeled sellega, et noh, kas sa siis vasti sa enam ei saa öelda enda kohta näiteks nii? Ikka saan. Siis kui sul on mingi six-pack ja ma ei tea, musklid suuremad. No sellist kohe kindlasti sellist asja ei juhtu. Ma tean, tunnen ennast, ma olen nagu ikkagist väga laisk inimene. Nii palju grindida ma ka ei suuda. Ma tähtis on see, et nüüd, mis ma tahan, ongi see, et lihtsalt ma oleksin tervislikum, ma oleksin pigem vormis, et ei ole see, et ma hakkan siin, ma ei tea, tegema midagi füüsilist, ma esimesel minutil suren ära. No jah. Ja eks see ole jah, ma ei tea, mul tuli selle lapsega kaalu kõvasti juurde, et kas sul tuli ka enamus see kaal siis? Jah, põhimõtteliselt küll jah, et jah, võib ka nii öelda jah. 2020 ja sealt niimoodi läks see kaal üles. Ja, ma pean ka, ma nagu võtsin ka just hiljuti käsile selle, aga see on nagu, no see vaikselt kriipib niimoodi, et ei saa arugi alguses ja siis üks hetk vaatad ennast. Ma vaatasin seda videot, seda vlogi videot sellest ülemistest, on ju. Siis ma vaatasin, et ai, mul hakkab ka kõht ette tulema, nii ei saa. Niimoodi, see ei ole okei. Sul ei ole midagi hullu. Ei, alge on olemas juba. Alge on olemas, aga kurat, kui mina, eks ole, vaatan just see side profile, kui minust tuleb, eks ole, kõrred, ma olen ikka nii laiaks muutunud. Peab pumpama minema. Veel tegelikult räägitakse, et noh, liikuma peab niikuinii, on ju, aga kõige parem on see, kui sa oma toitumist muudad, et no ma ei tea. Ja seda ma pidin, tegelen sellega ka, jah, et ma nüüd üritan igat paska nüüd mitte sisse ajada ja midagi cut-off'i seda eemaldada menüüst. Ei, no mõistlik, jah. Selles mõttes, et minul see periood, vaata see, kus laps on väike ja nii edasi, et see coping mekanism on just mingi, ma võtan paki krõpsu, on ju. Ja siis see asi lähebki niimoodi käest ära, et iga päev hakkab paki krõpsu sööma, siis on juba metsas asi. Et noh, päris niimoodi ei saa. See on hea lohutus endale, eks ole. Jah, võt. See on see stressi maandamine, see on krõpsu. Et noh. Elangus. Jah, see on see, mille auku mina satun ka, et nagu jah, ja ainuke fix sellel ongi see, et sa ei osta krõpsu. Ja siis tekib see probleem, et okei, siis ma vaatan, mis mu kapis on mingid hakkad tühjendama kappe, jah. Just, et mingid nuudlid on ja need on nagu peaaegu krõpsupis. Aga kui sa sööd need ära, siis enam sul ei ole ka neid. Ja, võt, aga noh, mingit toitu peab ikkagi kapis hoidma ju, et noh. No seda küll, päris nii ei saa. Aga jah, ei ma mäletan, kui meil oli niuke süsteem, et me saime iga päev korralikult nagu suut toitu nagu korralikku. onju, siis oli neid tahtmisi ka vähem, et neid cravinguid, aga noh, siis ei olnud meil last veel, nii et nii ma ei saa võdelda tegelikult üks ühele.
ja absoluutselt, et laps on kohe kindlasti sündmus või asi, eks ole, mis muudab inimese nagu perspektiive, esiteks mõttemaailma ning ma ei tea, toitumist siis tõesti jah. Mhm. Aga kuule, räägi mulle siis, mis sa veel tulevikus korda tahad saata, et nagu sa oled meile minevikust nii palju rääkinud, et mis asjad on nagu need, mida sa vaatad, kas siis oma striimimises või mingis muus eluvaldkonnas, mis sa tahad nagu, et sinna ma tahan jõuda. aga vaata, kõige naljakam lugu ongi see, mul ei olegi mingit sihti. See on nagu, või kas see on nagu huvitav või see on kõige masendavam, ma ei tea, mul ei olegi sihti. Ma tegin, eks ole, striime kuni 2017 kuni 2020. 2020 mingi märtsis mul oli niinimetatud viimane striim. Järgmine hetk ma ilmusin 2021, hakkasin õhtuti üle päeva tegema mingit cooking striime, sest et jälgisime seda Erik Orgu kava. Erik Orgu kava ja ma tegin selle järgi süüa. Ja siis ma mõtlesingi, et ma võiks siis seda striimida ka. Ja siis sai nende striime teha, et ei kadunudki täielikult ära, aga ma tegin ikkagi harvem kui tavaliselt. Ja nüüd siis aastal 2023 ma ilmusin tagasi kevadel. See oli siis, kui nüüd enam ei elanud koos lapse emaga ja siis tekkiski minul jälle see aeg. Nädal olen ma lapsega, nädal ma ei ole siis lapsega. Ja siis, kui last siin ei ole, siis ma sain jälle teha asja, mis mulle tegelikult meeldib ja see ongi striimimine. Mulle meeldib striimimine. Ma ei tea, ma ei oska öelda, mis toob mind tagasi, kas seal on 3 inimest või seal on ootamas 20 inimest. Mulle lihtsalt meeldib mängida mänge, mulle meeldib striimi käima panna ja inimestega suhelda. Ja sa ütlesid, et sul ei ole sihti, et kas siis nagu... Jah, sul teistes eluvaldkondades ka ei ole sihti või? Kui nüüd hakkate mõtlema, siis jah, olen sihuke veider inimene, kellel otseselt sihti ei ole. Aga kas sul ei ole nagu... Minu siht on see, et ma saaksin oma lapse kasvatatud ja et laps kasvaks hästi ja oleks hästi, no kõik oleks hästi, et temal oleks kõik vajadused täidetud ja soovid täidetud. Jah, see on ma elan arusaadav. justkui nagu tema heaks, tema nimel. Aga sul siis, okei, jaa, ei, see on täitsa arusaadav. Ja kui on vaja elus mingisugust muudatust teha, et mingeid asju saavutada, et lapsel oleks parem, siis ma olen ka seda teinud. Need on lihtsalt näited ka sellest, kuidas ma olen enda töökohti vahetanud. Ma olin teatud ajani lihtsalt lihttööline, olin mingi laostöötaja. Ühel hetkel minust sai siis kontoritööline, mina olen, eks ole, oskustööline. Aga mis hüppeid sa pidid tegema, et nagu kontoritööliseks nii-öelda saada siis? Võtma julguse kokku ja kandideerima. Lihtsalt kandideerisid? Jah. Aga siis sa ilmselt olid juba ammu piisavalt hea. Ei no, täitsa võimalik jah, sest et ma olin pea 10 aastat logistik valdkonnas üldse, noh, kui sa töötad tõstukijuhina, laotöölisena, ma ei tea, laovanemana, mis iganes, sa puutud kokku ka selle logistikaga, sa puutud kokku autode laadimistega ja siis olen kõrvalt näinud, kuidas logistikud on tööd teinud ja siis nagu need jäävad külge. Ja siis nende teadmistega ma läksingi kandideerima, ütlesin ka, et ma ei ole mitte midagi õppima ja mul ei ole teile paberit näidata, et ma olen seda õppinud. Ütles, pole hullu. Töölõpid. See on perfektne näide sellest, et nagu kogemus läheb rohkem kui paber. Seda nüüd kindlasti, jah. Mingis mõttes küll, mingites töökohtades küll, aga kui ma olen siin vaadanud veel neid tööpakkumisi, siis seal täitsa sukestes suurtemates firmades, seal ikka tahetakse mingit ülikooli paberit ja puha. Ei, aga kas sa oled nagu proovinud ka sinna saada, et nad ütlevad sulle, et sul liiga vaja haridust? Ei ole, võt sinna, kui ma näen, et ülikooli paber... Miks? Proovi ikka ju, vahet üle.
nagu halvim, mis saab juhtuda, on võib see, et nad võtavad su CV ja siis viskavad selle prügikasti, aga nagu midagi halvemat ei saa juhtuda. ei noh, seda küll jah, ei see okei, no eks kui ma tulevikus vajan jälle mingisugust hüpet kuhugi, siis ma ilmselt siis olen julge. no muidugi, sest nagu Jah, sa piirad iseennast, kui sa nagu jah, hoiad jah. tagasi. praegu ma olen suhteses jälle mugavustsoonis, et mul on hetkel justkui enam-vähem finantsiliselt tulen ots otsaga korral, aga striimimine aitab, et tõesti striimides olen kohanud nii palju hea südamega inimesi, kes on ikka korralikult massiivselt toetanud, et tänu neile. nii et sul on nagu teine sissetulek lausa just, nagu see just, striimimine. just Ja, päris hea. annetused, et tänu nendele annetustele on nagu jällegi mitte minu elu ei ole parem, vaid minu lapse elukvaliteet on parem, sest et ma kõike ikkagi suunan pigem sinnapoole, et raha jah, tuleb mulle, aga pigem, et laps saaks süüa, laps saaks mänguasju, eks ole, siin Subatoni ajal saingi näiteks lapsele uue voodi ja sai lapsele selle kokku pandud ja okei, huvitav. elan lapse nimel jah. et sa siis põhimõtteliselt teedki asju, mis nagu põhimõtteliselt toovad talle kasu, lapsele siis. Jah, ja See on muidu minu sa hoiad asjad nagu pinnapealselt selles mõttes, et mitte liiga hullult aga sul nagu Jah. siis mingit suuremat eesmärki ei olegi, vaid sa teed neid Otseselt asju, mis sa mitte, jah. kogu aeg oled teinud. mis mulle meeldib. jah, ja Mulle meeldib. siis üritad seda lihtsalt teha hästi. Ja üritan seda hästi teha ja kui tõesti mingisugune võimalus tekib, üritame natukene suurendada. Näiteks, ma ei tea, tehagi striimi mingisuguses kohas, ma ei tea, ütleme puhkemajas koos, ma ei tea, teiste inimestega, ma ei tea, mis iganes grilli või peo striim, eks ole. sul on siuke asi plaanis või? Mõttes on olnud jah, et mulle Uu. siin söödeti siukene huvitav idee. Ossa. ja mis see stream oleks siis lihtsalt nagu inimesed koos ja Inimesed koos ja siis oleks mingi kaamera, mis võtab nagu mingit kohta, kus saab keegi minuga nagu üks-ühele rääkida. Näiteks kui mina saan küsida kedagi või inimene tahab minust rohkem teada, siis ongi see koht, et saame suhelda. striiminurk siis nii-öelda. Striiminurk, et siis suhtled vaatajatega tollel hetkel ja suhtled siis, ma ei tea, keegi, kes sinu kõrval tollel hetkel istub. Et minul siin nüüd kodus striimides on ka olnud, tulevad inimesed siia ja siis saabki nendega koos. Kas need inimesed, kes tulevad, on ju, kus sa tead neid või nad on su sõbrad või sa lased igaühte enda juurde või mis toimub? Siuke naljakas lugu jah, et kellega ma siin kokkamist teen, Nutuju, tema nagu on ikkagi sõber, teda ma tean. Siin Andres on käinud, ta on ka sõber ja Skulli ka siin sõbrad, aga siin on käinud ka tegelikult täitsa, keda ma esimest korda või teist korda näinud. Kas see veider ei ole või? ei karda, et keegi varastab su korteri tühjaks või midagi või? No vaata, ma olen ikka veel see loll vaata vahepeal, et ma ikkagi olen see loll naiivne, et kui nemad nii väga tahavad Stotteri külas olla, et no miks nad peaksid mind tühjaks, ma ei tea, röövima, et no piisab ühest piilikust ju. No jaa, aga siin on pigem käinud need inimesed, kes on nagu mind aidanud. Okei. Et ühesõnaga, kui sa piisavalt toetad Stotterit, siis sa saad tema juurde minna või? Jah, muidugi, absoluutselt, et siin on, eks ole, TV-poiss käinud, keda ma nüüd ükskord nägin, eks ole, seal parima galal ja siis ühel hetkel otsustas mul öösel tuua lihtsalt burgerit ja frikad ja siis ta tuligi siia ja vähemalt ostis pileti. Burgeri ja frikade näol. Jah, ei kui keegi mulle... jällegi, see oli siuke teema ka veel tegelikult, et ma nägin TikTokis tollal ajal striimis, nägin TikToki, et ühele mingi tüübile keegi tõi talle, ma ei tea, burgeri mingi eine
ja siis ma mõtlesin, et kurat, ütlesin ka veel valjust, et kurat, miks mulle keegi ei too siia burgeri einen. ja siis TV-poiss kuulis seda ja siis ta nagu niimoodi küsis, et mida sa muidu tahaksid. Niimoodi, et ta küsis niimoodi, et nagu ma ei saanudki aru, et ta nüüd läheb ja teeb seda. Ja siis ta tegigi seda. Et tõesti, ma räägin, et ma olen siin kohanud ikka korralikult suurte südametega inimesi, et kes ikkagi tuletavad meelde, et maailmas ei ole ainult halvad inimesed, maailmas on ka väga-väga palju häid inimesi, kes tõsiselt hoolivad, kes tõsiselt tahavad aidata. Mõni hea inimene on veel alles, jah? No tundub, et neid on ikka palju, neid on ikka palju. Rohkem kui halbu või? Sinu kogemuse põhjal? No selles mõttes, et tundub nii, et ma võib-olla olen need halvad inimesed juba ära nagu peas blokkinud, seega ma neid chatis näiteks ei näegi, vaata. Ei pane tähelegi. Et jah. Nojah, väga huvitav. Kuule, suur tänu, et sa tulid mu esimesse podcasti. Väga huvitav. Suur tänu, et sa kutsusid, et see tõesti suur au. Ei, suur au oli, et sa tulid, sest ikkagi meie tänapäeval suur striimer siin, kes tuntud striimer. Jah, siin sai ju ikkagist finaali juhtud. No vot, käisid galal ja värki ja näed, sul oli võiduvõimalus täitsa olemas. Nii et... Ei olnud. No oli ikka, kui nomineeritud ja jõuad nii kaugele. No ja nomineeritud aga kas nüüd võiduvõimalus nagu ei. Aga ikkagi aitäh, et tulid. Mul oli väga põnev sinuga vestlust pidada. Kunagi jälle. Jaa, muidugi. Väga palju huvitavaid lugusid oli sul, mida rääkida ja kindlasti ma arvan, et nendesse võib ka kunagi tulevikus süveneda, et mis sul teispoolsuses ikka on. Nii. Et ma ei tea, sul ilmselt seda vastust ei ole, aga eks ei ole. Igal juhul aitäh, et sa tulid ja edu sulle striimimise ja elu. Aitäh, millal leitate kell 2? Vot, hea küsimus, millal on? Me peame selle ühise aja leidma. Meil on vaja seda asja, mis oli siis unikaalne aeg. Jah, absoluutselt, aga ma arvan, et leiame küll. Kui me leiame lähitulevikus aja, siis ma arvan, et see tuleb ennem kui GTA 6 ja ma arvan, et see tuleb ennem kui Sisuma 2. Aga millal GTA 6 tuleb? Ei mäleta. Ja millal Sisuma 2 tuleb? Lõpus äkki või? Vot. Millal tuleb Sisuma 2? Vaat enne vaja Isumad veel läbi mängida ja siis tuleb Sisuma. Et Sisuma tuleb peale Isumad, jah? Jah. Meil seal ikkagi praegu söömine käib. Jah, nii see käib, peab sööma. Aga jah, nagu ma ütlesin, aitäh ja näeme tulevikus veel ja siis edu sulle kõigega. Viskan saluudikese ja suur tänud. Saluud sulle ka ja tšau, näeme. Tšau, näeme.